Ja lõpuks saabub see päev läbi oodatud hetk, kui ees seisab lendamine. Tõsi küll, Kristjanile öeldakse juba ette ära, et tema jaoks jääb tagumine iste. Hakkame siis ülevaatusega peale kõigepealt. Nii, kõik jääb checklisti järgi, kontrollkaardi järgi. Kust alustame? Kabiinist alustame, punkt 1. Ette antud juhendi järgi tuleb lennuk viimse kui detailini üle kontrollida. Lõppu ka sees ei ole. Sa tahad vaadata, kas paagis kütust ka on? Ma vaatan seal. Kui sa alla ei kuku, siis sa võid astuda siia. Nii. Ja teise jalaga siia. Võid siit kinnine. Nii. Pane sinna selle jaluse peale. Nii. Korki näed? Jah. Lahti vaata, kas kütust paistab. Selle ülevaatusega saime korda. Kanname ette, et välisel ülevaatusel silmnähtavaid puudusi ei avastatud. Mis edasi teeme? Edasi läheb lendamiseks. Instruktor võtab koha sisse Eiko kõrval ja Kristjan saab vaatluspraktikat teha nende selja taga. Hädaolukorras tegelen mina lennukiga. Okei. Kontrollimata õhuruum. Muu liikluse kohta infot ei ole, siis on kõik. Ja tõuseb mis kõrguseni? 3000. 3000-ni. No kuidas on väikse lennukiga lennata? Väga huvitav. Palju rohkem näeb. Nii, Tartu on kus pool? Tartu on meil kuskil selja taga peaks olema. On need nüüd Eiko sooritatud pöörded või suur reisiärevus, aga ühel hetkel jääb Kristjan väga vaikseks ja hakkab endal pulssi katsuma. Et operaator ei pääse kitsas lennukis ennast ümber pöörama, pole meil sellest hetkest pilti, küll aga heli. Kuidas on väga hull või? Ai noh, vahepeal oli, aga praegu ma parem juba natukene. Tahad sa järsku külma õhku vaatasin, tuleb päevers? Mul tuleb küll. Elan üle. Kuidas Kristjan oma lennuelamust kommenteeris, sellest mõne aja pärast.